reisilainele S-Traveliga. Tere head kuulajad, mina olen Sandra ja te kuulate Reisilainele S-Traveliga podcasti. Tähelepanelikumad S-Traveli jälgijad on ehk märganud, et viimasel ajal promome päris usinasti ühe suure rahvusvahelise reisikorraldaja seiklusreise ja ühtlasi ka meie veebilehel olevat uut mugavat otsingumootorit, kust siis nende reise ka leida võib. Räägin siis nimelt Kanadas 1999. aastal asutatud seiklusreiside korraldajast G-Adventures. Miks me neid siis promome, mis nende reisid nii eriliseks teeb ja kuidas need täpsemalt välja näevad, sellest me siis täna räägimegi. Ja selleks olen ma endale külla kutsunud mitu head kolleegi, kes kõik seekord on tulnud meile siia Tallinnasse Tartust, meie 24/7 tellimiskeskusest, Lii, Gerda-Anette ja Helis. Tere kõigile! Tere! Teie siis kõik olete, mõni värskemalt, mõni mitte nii värskelt, aga ikkagi võrdlemisi värskelt käinud G-Adventuresiga reisil. Loodame, et siis teil on meie kuulajatele midagi head sellest ka rääkida. Alustame siis Helis sinust, et kus sina G-Adventuresiga käinud oled, sul on kohe mitu reisi käidud? Ja mina olen käinud 2 reisil kokku. 2022 käisin Kambodžas ja see reis algas tegelikult Bangkokist, nii et nägin ka seda, niivõrd kuivõrd põgusalt, et 1-2 päeva sain seal koha peal olla ja viimane päev oli Ho Chi Minhis Vietnamis. Nii et tegelikult nägin 3 riiki ühel reisil, pluss veel siis tagasi tulles Singapuri lennujaamas oli mul päris mitu tundi aega ja see reisikava oli väga-väga mitmekülgne ja see oli ka üks põhjustest, miks ma just selle reisi valisin. Kui pikk see oli? See oli kokku 10 päeva ja Kambodžas siis oli 8 päeva. Ja eelmisel aastal käisin ma Bali saarel Indoneesias. See oli ka 8-päevane reis ja igas kas siis külas või linnas veetsime 2 ööd. Et saime ka 4 põhilist kohta seal Balil ära näha. Terve siis selle 8 päeva jooksul, pluss veetsin ka hiljem seal mõned päevad lisaks, et vaatasin lihtsalt lennupiletite järgi, et millal oli soodsam tagasi tulla ja tänu sellele sain ka ise oma päi seal siis pärast aega veeta, et Kambodža ja Bali on need, kus mina olen käinud. Jah, ja tegelikult G-Adventuresi programmid ongi selles suhtes teinekord hea lihtsalt täiustamaks oma reisi kuhu iganes sihtkohta, et see oledki võib-olla natuke enne, natuke pärast ja siis vahepeal teed selle põneva programmi vahele. Aga räägi, miks sa G-Adventuresi valisid päris alguses esimesel reisil? Kust see mõte tuli, et ma nüüd tahan just see G-Adventuresiga reisima minna? See võis olla täitsa, et ma tegin mingile kliendile pakkumist ja avastasin, et hinnad on väga head, arvestades seda, mida sa selle hinna eest saad, sest neil on kõik ette planeeritud, majutus, transport, majutusega koos on ka hommikusöögid ja siis lisaks selle perioodi jooksul ka mõned lõuna- ja õhtusöögid, et tegelikult sa ei pea ise mitte millegi pärast muretsema, et kõik on neil ette planeeritud ja mulle just tõenäoliselt see meeldiski, et kogu reisiprogramm, mida ma seal lugesin, oli väga selline atraktiivne ja ma mõtlesin ja kujutasin ette, et jah, ma võiksin sellisel reisil osaleda, et hästi palju justkui rannapuhkust, linnapuhkust, sellist mitmekesist ka kohaliku elu nägemist ja seda oli seal kirjeldatud. Nii et tõsiselt super valik, et olen väga-väga rahul enda tehtud valikutega. Eks see G-Adventuresiga ongi see, et mõnel inimesel võib tunduda esmapilgul, et see on pisut kõrged hinnad. Tegelikult tõesti ei ole, kui sa vaatad sinna sisse, et mida sa selle raha eest kõik saad. Ja seal on ka tegelikult palju teisi põhjuseid taga, millest me ka hiljem räägime. Võtame ette Gerda-Anette, kus sina käisid? Ja minu reis oli nüüd väga hiljuti. Sina alles tulid tagasi? Ja, täpselt. Et siin natuke rohkem kui 2 nädalat tagasi tulin mina Taist. Minul oli 2-nädalane reisiprogramm, mis siis oli selline Night Markets and Blue Waters, kõlab päris huvitavalt. Täpselt selline hea sissejuhatus Aasia ja Taiga tutvumiseks. Sa ei olnud varem Tais käinud? Ei olnud, see oli ka esimene Aasia riis üldse, mida ma külastasin. Nii et tõesti selline hästi meeldiv sissejuhatus.
selline Tai ringreis. Reis algas siis Bangkokist. Esimesed 2 päeva oli meil aega Bangkokiga tutvumiseks ja ka puhkamiseks, lihtsalt käia söömas, nautida tai toitu, puhata hotellis. Kuni siis 2. päeva õhtul läksime me öörongiga Chiang Maisse. Chiang Maiga me tutvusime hästi põgusalt, aga peamiselt käisime me Chiang Maist paari tunni kaugusel matkamas džunglis ja mägedes. See džunglimatk kestis meil kokku 3 päeva. See oli hästi... See tundub päris füüsiliselt ikka niisugune korralik ettevõtmine või ei olnud? Siuke rahulik tempo? See kusjuures, see oli tõesti päris füüsiline matk, et ta oli tõesti 3 päeva ja sellist korralikku kõndimist. Otseselt see tempo ei olnud ju matkates üldse väga suur, küll aga see Põhja-Tai maastik on väga mägine ja loodus on muidugi tohutult ilus, kõik need palmipuud ja vaated, jõed, et loodus on tohutult ilus. Sammulugeja oli peal, palju samme? Sammulugejat ei olnud, aga seal 3 päevaga ikka võib-olla 30 kilomeetrit, et selline 10 kilomeetrit päevas või pisut vähem. 10 kilomeetrit mõnele võib-olla ei tundu palju, aga tõusud ja langused, siis see on ikka päris... Ja tõesti, seal tõesti just need tõusud ja langused mõjutasid kõige rohkem. Sa olid teadlik ette, et see on nagu ikka füüsiliselt nõuab nagu niukest korralikku... Ja, ma olin teadlik, aga võib-olla mitte nii teadlik nendest tõusudest ja langustest, mis seal on. Aga see oli tore katsumus, just iseenda proovile panek, see enda mõtetega toimetulek oli seal sellel ajal kõige keerulisem. Aga jah, samal ajal tõesti see loodus oli väga ilus, mööbisime kohalikes majakestes, kodumajutuses, sellistes väga lihtsates, aga viisakates taludes, kus siis meile oli kuskil ülemisel korrusel ette nähtud selline suur magamistuba madratsitega. Ja tõesti kohalikega koos, et siuke väga autentne kogemus. Siis peale, ütleme nii jah, et esimene nädal oli siis Chiang Mai piirkonnas, sealt me läksime paariks päevaks tagasi Bangkoki ning reisi teine pool oli siis Lõuna-Tais ja saartel. Et see oli vastupidi selline rannapuhkus mere ääres. Sealt siis see nimi Blue Waters on. Jah, täpselt. Aga Night Markets? Night Market on Tais, ütleme tegelikult igal pool, et see on neil hästi levinud viis õhtusöögi söömiseks. Kas seal on need igasugused õudsed putukad ja mingid söövad seal mingid kriketeid ja mingid usse ja vaglasid? Neid seal natukene on, aga ausalt öeldes ei jäänud väga palju silma. Et meile kohalikud giidid ütlesid ka, et need võivad tegelikult olla päris head, mina neid ei proovinud, aga siis ka proovida neid just mõnes sellises restoranis või toiduputkas, kus sa näed, et kohalikud ka neid söövad, et mitte seal turu peal, kus inimesed neid lihtsalt ostavad proovimiseks, et seal tegelikult see maitse ei peagi hea olema, et sa lihtsalt proovid ja teed näo ja teed pildi ja on kõik tehtud. Aga pigem just seal, kus kohalikud söövad ka neid putukaid ja skorpioneid, et proovi neid siis, kui sa nagu seal autentses keskkonnas oled. Aga jah, night marketeid neil on palju igas linnas, seal hästi paljud kohalikud söövad õhtust just väljas, mitte ainult õhtust ka lõunasööki ja siis tõesti selline kohalik kaubandusturg nagu elavneb ka just õhtusel ajal, et aga sul see 2-nädalane reis oligi kogu Tais viibimise aeg või sa võtsid ka mingid mõned päevad enne pärast? Minu reisi kestvus siis, ma ka lähtusin lennupiletitest, millal ma sain kõige soodsamad piletid, nii et ma saabusin täpselt G Adventuresi reisi alguse päevaks, väga täpselt, aga tagasi tulles oli mul 3 päeva nii-öelda aega iseenda jaoks, et vaadata, mis ma teha tahan, nii-öelda täielikku sellist vaba aega ja sellist sobivat reisiprogrammi oli ka tegelikult hästi lihtne leida, sest et kõigepealt ma vaatasin üldse... No neil on Tais muidugi päris suur valika. Tai reis, et milline reis mind huvitab ja siis ma hakkasin vaatama, et kuidas klapib reisikuupäev ja lennupileti kuupäevad. Sest tegelikult täpselt seda sama reisi oli neil 1 nädala jooksul vist 3 algust, et ma sain valida, kas ma tahan alustada 7. märts, 10. märts või 13. märts, et see paindlikkus oli hästi hea. Jah, aga üldjuhul me ise väga ei soovita saabuda samal päeval, kui reisiprogramm pihta hakkab. Sest lendudega võib juhtuda igasuguseid
ebameeldivaid asju ja kui õigel päeval kohale ei jõua, siis ega grupp sind järgi ei oota, on ju. Minul seekord tõesti juhtus nii, et lend saabus lõunasel ajal ja ma vaatasin ka seda, et reisiprogrammi esimese päeva õhtul oli vaid tutvumisõhtu, terve järgmine päev oli veel Bangkokis ja järgmise päeva hilisõhtul oli rong, nii et ma arvutasin välja, et isegi kui ma hilinen, ütleme 1,5 päeva, et midagi ei juhtu, siis ma veel jõuan. Saad liituda ikka. Jah, just. No okei, aga Lii, räägi, kus sina käisid? Sinul on vist kõige kaugem mälestus või? Millal sa käisid? Ma ei oska niimoodi isegi öelda, sest et 2023 novembris käisin. Ei ole siis, jah? Et ei olnud väga ammu. Minul oli 10-päevane Vietnami selline, nad ütlevad ringreis, aga tegelikult algas Hanoist ja lõppes siis Ho Chi Minhis. Ja selle 10 päeva sisse siis mahtus hästi palju. Käisime Ha Long Bay lahel laevakruiisil 24 tundi, väga muljatavaldav asi. Siis öise rongiga sõitsime Hoi Anni. Seal olime mitu päeva ja seal olid erinevad tegevused, asjad, hästi põnev. Ja siis me lendasime koos Ho Chi Minhi, siis siselennuga. Ja ka seal siis olid veel ekskursioonid, asjad, käisime need Vietnami sõjatunnelites ja et hästi põhjalik ja huvitav programm. No kindlasti nägime palju rohkem, kui oleks näinud ise. Et see on kohe täiesti selge. Et näed rohkem ja näed ka selliseid kohti, kuhu sa ise ei tulekski selle peale. Just ja meil see reisijuht oli 32-aastane vietnamlanna, kes tõesti ta oli nagu igal sammul olemas. Ta tegi palju rohkem, kui ta oleks üldse pidanud tegema, et grupp oli tore ja tema oli nagu üli tore. Aga kuidas sina tulid selle peale, et võtta Chi Adventuresi reis? Ma ostsin tegelikult juba suvel eelnevalt lennupiletid, sest meil oli mõte ja plaan, pidin saama pojaga, kes on Austraalias kokku seal ja pidime siis koos seiklema. Aga siis tuli välja, et nemad ikka ei saa tulla ja järelikult jäime me abikaasaga kahekesi. Siis ma mõtlesin, mida me seal Vietnamis nüüd niimoodi omaette üksinda teeme või kuidas me seal üldse hakkama saame. Ja siis ma vaatasin tegelikult erinevaid, nii seda Chi Adventure kui üldse veel, kes teevad selliseid kaugemaid tuure. Ja selle Chi Adventure programm klappis ideaalselt, nii et me olime 3 päeva ennem Hong Kongis ka. Ja kui sealt tulime, siis saime veel isegi 1 öö olla seal selles hotellis, kust meil algaski kogu see programm. Ja kui ta meil siis ära lõppes, siis me sõitsime veel mõne tunni kaugusele Muineesse. Ja olime 3 päeva veel seal, nii et sai puhkusest puhata ka üksiti juba. Et jah. Nojah, et sinu puhul siis asjade kokku languvus viis sind Chi Adventuresi poole, et võib-olla esimese hooga ei olekski... Võib-olla esimese hooga ei olekski, aga ma olen ise endale nii tänulik, et see niimoodi juhtus ja praegu mõtlen järgmist reisi ja mõtlen ikkagi ka jälle. Kas te olete müünud ka neid oma klientidele peale seda, kui olete käinud? Ma olen pakkumisi teinud, aga müügiks päris ei ole läinud. Ja mina olen müünud, et kliendid olidki huvitatud peale minu selle Kambodža blogipostituse lugemist ka Kambodža nagu ringreisist. Müüsid selle sama reisi neile maha? Ei saanud müüa paraku, sest et sellel oli mingi väike vanusepiirang. Et on mõned reisid, mis on mõeldud näiteks noortele reisijatele. Et minu kliendid jäid seal kuskil 60 aasta vanusegruppi. Ja tegelikult neid ikkagi läkski väike selline grupp, aga mis reis neile sai, ma nüüd ei mäleta, aga ikkagi see jäi Kambodža piiresse, et seal nad käisid jaanuaris. Väga äge, see on ikka tore, kui need blogilood või artiklid lähevad kellegile nagu kohe nagu jäävad silma ka, et võt, ma tahan nüüd ka sellele reisile minna. Ja räägime siis läbi ka need põhilised punktid, et mis siis teeb selle Chi Adventuresi reisiprogrammid nii eriliseks, et nad on ise väga kiidavad oma mingeid teatud punkte, mis neist nagu teistest võib-olla natukene erinevad. Ja ka meie oleme need siin siis oma turundus sõnumites välja toonud.
üks põhilisemaid siis, mida kõige ennem tuleks ära mainida, tegemist on ikkagi sihtkoha programmiga, on ju, et seal ei ole sees lennupileteid siit Tallinnast või kust iganes asud, eks ju, sinna sihtkohta. Et need tuleb eraldi osta, aga kõik, mis seal koha peal nagu on, praktiliselt kõik on hinnas, et mõned võib-olla söögikorrad pead ise juurde võtma. Ja mis on võib-olla siuke paljude jaoks väikseks komistuskiviks, kuigi tänapäeval ilmselt mitte nii väga enam, on see, et programmid on siis inglisekeelsed. Kogu see suhtlus käib inglise keeles, aga grupid on väikesed, et maksimum siis 16 inimest, aga keskmiselt 10-12 inimest. Kui suured grupid teil olid? Jah, nad tõesti jäävad sinna 10-20 inimest, et kui ma õigesti mäletan, siis Kambodža reisil oli 21 inimest isegi, aga... huvitav, sest nad ise ütlevad, et maksimum 16 inimest. Jah, oli rohkem, aga ma ütleks, et see ei olnud kindlasti miinuseks mitte kuidagi moodi, et just oli väga põnev kõigiga nagu tutvuda ja kuna see terve grupitäis alati ei mahtunud näiteks ühte transferbussi, et siis jaotati ja seda enam nagu see pani suhtlema erinevate inimestega ja kuidagi see läbisaamine kõik oli kõigil suurepärane ja olgugi, et grupp oli nagu keskmisest suurem, siis ei olnud kusagil kellegi tagant ootamist või mingit sellist halba kogemust, et kõik olid alati õigel ajal kohal ja kõik said väga hästi läbi. Aga isegi see 20 inimesega, ikkagi ta on võrdlemisi väiksem, kui ütleme niisugused klassikalised grupireisid, mida siin võib-olla Euroopas ja mujal näiteks ka Eesti reisikorraldajad korraldavad, et valdavalt on ikkagi nende grupid väiksed. Sinul oli, Gerda, palju inimesi? Minul oli 2-nädalane reis ja see reis oli G-Adventuresil pandud 2 reisi kokku, et see Põhja-Tai matkad ja Lõuna-Tai mereäärne reis. Et siis meil reisi jooksul mõned inimesed liitusid vahepeal, mõned inimesed lahkusid. Lisaks olid mõned inimesed varasemalt juba teinud, et 3-nädalase reisi Laoses ja Vietnamis ning liitusid meiega hiljem. Seetõttu meil natukene osalejate arv muutus, aga see oli selline 12 inimest kuni 18. Ja mulle meenub ka, et G-Adventuresil need noortele suunatud reisid, mis on manuses 18 kuni 39, et need reisid on neil ühed kõige soodsamad ja seal on siis natukene vähem seda toitusid hinnas, et sa saad ise valida, kus sa soovid lõunat süüa. Aga just, et siis kuna need reisid on kõige soodsamad, et siis on seal ka natukene rohkem inimesi, aga ma arvan tõesti, et see 20 oli maksimum. Ja noortele ilmselt ka oluliselt vähem häirib see, et on rohkem inimesi kui... Ja täpselt, ja ma arvan, et pigem seda... just plussiks, nagu Heliski ütles, et tegelikult oli täitsa tore, et oli nagu nii palju inimesi. Ja seda suurem on tõenäosus, et sa leiad endale väga head reisikaaslased seal suures seltskonnast. Lii, sinul oli umbes sama suur? Minul oli 15 inimest pluss siis grupijuht. Ja meil oli ta niimoodi Ho Chi Minhini välja eelviimasel päeval siis liitusid kas 2 või 3 inimest, kes siis liikusid edasi selle grupiga, nad vist läks ikka Kambodžasse. Jah, et seal G-Adventures vist ongi, et osad reisid on nagu sellised kombineeritavad, et sa võid mitmest reisist teha, ma ei tea, 6 aja pikkuse reisi. Ja, aga meil oli jah niimoodi, nii nagu me alustasime, nii tegelikult olime me seal lõpuni välja, et ka siuke väga ühtne seltskond ja mõnus oli. Mis veel on hästi hea nende reiside juures on see, et väga palju kasutatakse seda, et reisitakse üksi, et kõik inimesed, ma just eile rääkisin veel ühe kolleegiga, kes on ka G-Adventuresi reisil kunagi käinud ja ütles, et tema grupis olidki praktiliselt kõik solo travelerid ehk üksikud reisijad, kaasa arvatud tema ise. Lii, sinust ma juba kuulsin, et sina käisid mehega koos. Gerda, sina käisid üksi või kellegagi koos? Mina käisin üksinda ja meie grupis, ma ütleks ka 90% inimesi olid tulnud üksinda. Ja kuskilt lugesin, et kas võis olla äkki 2/3 kogu G-Adventuresi nii-öelda üksikute solo traveleridest on naised, et mis pidi näitama siis, et nendega on väga turvaline reisida, ka üksikutel naistel, noortel naistel. Helis, sina käisid üksi kaaslasega? Ja, mina käisin mõlemal reisil üksinda ja samamoodi grupis umbes pooled olidki ka üksinda tulnud. Mõned olid võib-olla kusagilt eelnevalt G-Adventures reisilt leidnud endale reisikaaslase, kellega siis selle grupiga ühineda. Ja
isegi kui ollakse mitmekesi tulnud, siis 2 või 3 inimest on selline maksimaalne, et millistes siis seltskondades sinna liitutakse. Aga üksi reisimine on tõesti nende reisigruppide ja reisisihtide puhul nagu väga-väga levinud ja tegelikult mingis mõttes ka soovitatav, et see nagu avardab silmaringi sinu enda suhtes, et sa õpid ennast tundma koos siis selle sihtriigi ja teiste seiklejatega, No et see oli ka minu eesmärk ja miks ma mitte kedagi ka kaasa ei kutsunud ja otsustasin üksi minna. Aga hirmu ei olnud algus või ei mõelnud, et issand, et kuidas ma nüüd seal üksi hakkama saan või enne kui te teadsite üldse ju, et seal tegelikult on tore, on ju. Et ei olnud sükest natukene nükest pabinat või seda, et ma nüüd sinna üksi lähen ja äkki on grupp nõme või äkki ei ole nagu tore, et mis ma siis teen seal üksi. Kusjuures ei olnud, et ma ikka mõtlesin selle peale, et seal on piisavalt palju inimesi, et vähemalt üks inimene sellest, ütleme 10 või 15 inimesest on selline, kellega ma läbi saan. Ja neid inimesi oli tõesti rohkem kui üks ikkagi, et ei ole mitte midagi karta üksi reisimise puhul, eriti veel, kui seal on teised samasugused, kes on tulnud üksinda. Ja sellest ikkagi reisi lõpus saab selline ühtne seltskond. Sõprade seltskond, ja. Minul täpselt samamoodi, et Sea Adventures'i reisile üksi minnes mul oli väga hea tunne ja ma isegi ei mõelnud sellele, et ma kedagi kaasa kutsuks. Et ma tahtsingi end proovile panna, tutvuda uute inimestega ja teisalt ma tundsin hirmu selle ees, et minna üksinda Taisse. Et seda ma ei oleks tegelikult julgenud teha, kuigi ma olen Euroopa linnades korduvalt üksinda reisinud, võtnud ise majutuse ja lennupiletit vaadanud, mida ma seal teen. Aga esimest korda Aasiasse reisides ma ei julgenud seda teha. Et ma mõtlesin, et kuidas ma saan inglise keelega hakkama, kuidas ma saan üksiku naisterahvana hakkama, kuidas ma oskan minna ühest kohast teise, mida ma üldse teen, äkki ma ei oskagi kuhugi minna ja olen hotellis kogu selle aja, et see reis oli nagu, Sea Adventures'i programm oli nagu ideaalne lahendus. Kas teil oli liiga üksikuid seal? Palju? Oli sellest 15-st 3 olid üksinda. Siis sul oli päris vähe neid üksikuid. Jah, meil oli üks perekond oli Austraaliast, ema, isa ja nende täiskasvanud tütred 4 ja siis oli 2 abielupaari Lõuna-Inglismaalt. See juba on ju 8, siis meie 2 on 10 juba ja üks noor paar oli ka Inglismaalt veel ja siis ülejäänud oli, üks oli Ameerikast, siis oli Iirimaalt ja oli Inglismaalt, et Eks see vist suuresti oleneb ka sellest reisitüübist, millest me ka pärast täpsemalt räägime, mis need reisitüübid on, et sellest ka, kas on rohkem üksikuid reisijaid või on siis juba paare sõpruskondi. Et kindlasti need noorematele suunitlusega reisid on, kus siis on rohkem üksikuid reisijaid. Ja nendel klassikalistel siis võib-olla ei olegi nii palju üksikuid reisijaid, aga see on jah, et see võimalus reisida üksi, mis paljud, et teie tahtsitegi minna üksi, paljudel on võib-olla see probleem, et ei ole kellegiga koos minna või et ei suuda nagu leida ühist aega või võib-olla mingeid muid kompromisse ei suuda teha, siis ongi kõige lihtsam minna üksi, aga selles suhtes peab ikka olema avatud. Päris nagu siuksed kinnised inimesi või oli seal sellised ka, kes kellega üldse ei suhelnud? Ei, meie grupis ei olnud, et ikkagi seal väga varianti ei ole ka, sest et sunnitakse rääkima. Mitte seda, aga seal noorte reisidel on see, et sa jagad kellegagi tuba kindlasti, et sa ei ole üksinda toas ja tegevused on ikkagi kõigil koos, midagi muidugi kohustuslikku ei ole, aga sellegi poolest, et toad on ka siis 2 või isegi 4 inimese peale. Teoorias vist lisatasu eest on võimalik omale ka täiesti soolotuba saada minu meelest. Jaa, see ei ole probleem, kui see oleks kui ma tõesti eelistus. Ei taha nagu mitte kellegiga tuba jagada. Just, aga ei, kedagi nagu kindlasti kuskil grupis välja ei jäetud, et alati leidis kellega koos minna jalutama, kellega koos minna sööma, kui oli vaba aeg, kõik said ikka läbi. Aga selleks sa pead olema ise ka natukene nagu siuke, et ei saa päris kinnine inimene olla, et siis pole mõtetki minna sellisele reisile vast, kui sa ei julge inimestega rääkida. Või võib-olla mõni lähebki sinna saama seda julgust, on ju? Ütleks ka, et mina olen ka sõltub keskkonnast, ma olen natukene kinnisen inimene, natukene introvert ja ma ütleks ka, et seal reisil oli sellist paindlikkust, et
no tõesti, kuna enamik inimesi on sinna üksinda tulnud, siis nad on kõik nagu avatud, et toakaaslasega nagunii sa oled koos ja räägid hommikusöögilauas, nagunii te olete koos ja vahetate muljeid, sest et ikka tahad ju kellegagi jagada neid emotsioone ja muljeid, mida sa koged. Aga samas on reisidel ka nagu sellist paindlikkust, et kui ongi vaba aeg lõunasöögiks, et kui sulle tundub, et tänasel päeval nüüd ma olen nagu piisavalt suhelnud ja ma tahan üksinda olla, siis täiesti vabalt mina seda paar korda tegin, et ma vaatasin, et okei, teised lähevad praegu seda Hiina toitu sööma, aga mul on nagu hoopis mingi muu isu, et ma käisin üksinda kuskil teises kohvikus, et... jah, seda nad ise ka tegelikult hästi palju reklaamivad ja oma turundussõnumites välja ütlevad, et sul on küll nagu see ette määratud nagu mingi programm ja sind viiakse ka mingitesse restoranidesse, mida nad nagu, need kohalikud soovitavad, aga samas sul on alati vabadus minna võtta kätte ja minna kuhu iganes sa ise soovid sööma või jalutama või mis iganes on ju. Jah, täpselt. Aga kui veel sellest seltskonnast rääkida, siis see, et seal on ju üle maailma, Lii juba siin rääkis tema reisil Austraalia, UK, Iirimaa veel, ma ei tea kust, eks ju, et nii palju erinevatest riikidest on kohal inimesed, põhikeeleks ikkagi on ju inglise keel, millest kas tundsite ka kordagi, et natuke raske on suhtlusega? Minul üldiselt ei olnud raske, aga sina oled meil inglise filoloog ka. Aga mul abikaasa ei oska inglise keelt. Ja minu arust oli hästi tore see, et nii see reisijuht kui ka teised reisikaaslased ikkagi proovisid ka temaga suhelda, et kehakeel on meil ju olemas, tõesti näitab taldriku peale ja küsib, et good, vastab jah, good. Et kuidagi ikkagi nagu ka tema kaasati igale poole. Kuigi ma pidin seal tõlkima vahepeal ja niimoodi, aga jah, et keele koha pealt ei maksa karta ja arvestades, et ma saan aru, et enamasti ei ole ikka ainult inglesekeelsed inimesed. Et ei ole ka esimene keel neil inglise keel, et see teeb ka kindlasti lihtsamaks. Sest sel juhul ju räägitakse ka natuke aeglasemalt ja natuke selgemalt ja ega siis need vietnamlased koha peal ju ka ei ole inglise keele emakeelega. Kas mõnda teist keelt ka õppisite? Ma ei tea, keegi oli Itaaliast ja õpetas teile itaalia keelt. Ei olnud sellist keelekümblust nii-öelda? Ei olnud jah. Vähesel määral õppisime kohalikku keelt, siin grupijuht CEO ikka üritas meile selgeks teha, kuidas ütleda aitäh ja palun ja tänan, aga muud keelekümblust ei olnud. Sinul Helis? Ei tulnud ette jah, kuigi meie grupis oli üks sakslanna, kes oskas ka vene keelt, nii et ma mõtlesin, et võib-olla kui meil on kuskil tänaval vaja rääkida nii, et mitte keegi aru ei saa, et siis me võiksime natuke vene keeles rääkida, aga ei läinud isegi seda vaja, et ikkagi inglise keeles kogu aeg saime räägitud. Kust põnevatest kohtadest sinu reisikaaslased olid, mäletad sa? Jaa, enamus ikkagi on kas Suurbritanniast või Ameerikast, aga siit Euroopast vaadates oli ka Hollandist, siis juba nimetatud Saksamaalt ja Sveitsist. Ja näiteks... Eestist ei olnud kedagi? Paraku ei ole veel kohanud peale enda. Et seal Bali reisil oli ka Austraaliast mitmeid, sellepärast, et sealt on jah väga lihtne ja lühike maa neil tulla. Ja sinul, Gerda? Minu reisil oli samamoodi palju inimesi Suurbritanniast, 2 Poola rahvusest inimest, kellest üks elas Berliinis ja teine elas Norras. Siis meilt lähemalt 2 inimest olid veel Taanist, 1 inimene Islandilt ja meie reisil samamoodi oli 1 inimene ka Austraaliast ja 1 inimene Ameerikast, nii et küllaltki rahvusvaheline seltskond. Ja. No tõesti, ma ise arvasin, et neid ameeriklasi natuke nagu rohkem, seepärast ma tean, et G-Adventures on hästi Ameerika ja Kanada turule nagu orienteeritud, aga päris huvitav kuulata, et ikka Euroopast ka väga palju erinevatest riikidest. Kas mõnega peale reisi ka jäeti suhtlema? Ja mina olen jäänud, et isegi mõned aastad tagasi, kui ma käisin Šotimaal, siis ma võtsin ühendust, et hei, ma olen Šotimaale tulemas ja väga lahkesti kohe siis sain ka öömaja. Ja need on mõnikord sellised kasulikud tutvused ka, mis seal võivad tekkida. Ja eelmisel kuul käis siis siin Tallinnas Iirimaalt üks tüdruk, kellega ma seal Kambodžas tutvusin, et ka sinna on nüüd küllakutse olemas ja sina võtsid teda siin vastu? Jaa, selles mõttes ma ei pakkunud talle majutust, aga me ikkagi käisime väljas ja saime kokku. Et
mingid tutvused kindlasti on, mis on jäänud. No see on eriti äge, kui jäävad niisugustest reisidest veel sellised toredad nagu rahvusvahelised suhted. Minul päris niimoodi ei jäänud, aga no Facebookis on nad ikkagi olemas ja jälgid nende järgmisi reise. Ja see on tavaline kohe Facebookis või Instagramis sõbraks ja siis on juba. Jah, minul täpselt samamoodi on sotsiaalmeedia kontaktid ja meil on endiselt grupi chat olemas, kus saab alati nõu ja abi küsida ja. No selles suhtes on jah, et isegi kui tead, et mäletad, et reisil said taga hästi läbi ja oled sinna tema sünnilinna või kuskile minemas, et siis ongi hea võimalus sotsiaalmeedias ühendust võtta ja öelda, et kuule, ma tulen nüüd. Ja ma lisan veel, et tuli meelde, et ühega olen veel korra kohtunud. Ameerikast tuli ta Tartusse, ehk siis minu kodulinna. Eriti huvitav, et kus ta nüüd sinna Tartusse sattus? Ja ta oli tegemas sellist... Ega ometi mitte reisiga. Mitte seekord, midagi muud oli, aga jah, Läti, Leedu ja Eesti sellised riigid olid tal ette võetud ja saime ka lihtsalt paar korda kokku siis Tartus. No väga äge. Sinul on ikka tõesti siis palju häid tutvusid. No saad küll muidugi 2 reisil ka käinud, aga jah, see on täiega tore. Räägime siis veel nendest kõige tähtsamast tegelikult minu arust. Kõige tähtsamast asjast nendest reisijuhtidest siis, keda nad ise siis väga peenelt kutsuvad. Nad ütlevad, et nendel giide ei ole. Nendel on Chief Experience Officers ehk CEO ja eesti keeles siis elamuste juht või. Ja nad hullult kiidavad, et need CEO-d on nagu kõik kas päris kohalikud või väga, väga pikalt koha peal elanud inimesed ja kes nagu tõesti tunnevad, kellel on kontaktid, kellel on keeleoskus, loomulikult. Et kas te tundsite ise ka seda oma reisidel, et tõesti see inimene, sina Lii juba põgusalt ütlesid, et tegi rohkemgi kui võib-olla pidi, aga et te tõesti tundsite seda, et see nii-öelda reisijuht ehk see CEO oli tõesti nagu the best of the best. Absoluutselt. Oli nii, täiesti, jah. Teadis kõiki kõige paremaid nurgataguseid. Lõppkokkuvõttes, kui meil olid ka need nii-öelda vabad õhtud ja igaüks pidi justkui ise vaatama, kuhu ta sööma läheb, no siis me lõpetasime ikkagi kõik pundis ja ta töötas selle menüü kergelt läbi, et soovitada meile, et millest tehtud on ja mis võiks hea olla ja mis võiks meeldida. Ja kui Hoi Annis oli mingi siuke suur vabaõhu lavastus ja ta ütles, et ta läheb sinna ja küsis, et kas keegi äkki tahab ka tulla. No lõppkokkuvõttes jah, kõik 15 tahtsid ka tulla ja siis ta juba organiseeris meile taksod ja need piletid ja et jällegi tegelikult seda ei olnud programmis, aga oli huvi ja tegime ära, et nagu tõesti, et see teadmine sihtkohast on ikka hästi põhjalik. Ja et ei olnud ainult nagu selline, et nii, et täna on meil selline programm, nüüd lähme sinna ja nii, et nagu pigem suhtles ikkagi ka just kui nagu oleks osa grupist ja sõber ja nagu... Absoluutselt ja ta isegi siis, kui me olime Hanois, vaatamata sellele, et tema kodu on ka Hanois, siis ta ikkagi ööbis ka hotellis ja ta oligi meiega koos ja et ta ei olnud kuskil vahepeal ära ja et siis, ma ei tea, hommikul tuleb taksoga kohale, et ta oligi meiega. Ja minu Tai reisil oli ka väga tore CEO, kohalik 36-aastane mees Nonni, kes oli pärit Põhja-Taist. Ja tõesti ma pean ütlema, et kogu reisi jooksul ta oli nagu iga inimese parim sõber ja vanem vend selles suhtes, et ta tõesti samastus kõikidega, temaga oli hästi lihtne suhelda, rääkida, kui sul oli mingid muresid või mõtteid, mida sa tahad teha, ta kohe nagu oskas nagu kaasa mõelda ja soovitusi jagada ja tõesti, kui kellelgi mingid väikseid probleeme tekkis küsimus, kus mu pass on või kus mu kohver on, siis kohe tundsid, tema teadis, kus sinu pass on. Kas ta teadis või siis jättis tal endal ka süda löögi vahele, et ta ikka tohutult elas kaasa ja oli nagu toeks ja tõesti kutsus endale külla, et kui te kunagi veel Tais olete, siis tema koduuksed on avatud ja tõesti hästi tore. Helis, kuidas sul, kas sul nagu mingi võrdlusmoment on ka, et üks oli parem kui teine või mõlemad sama head? No kindlasti mõlemad olid väga head
siis reisijuhid, kui nii öelda. Mis oli erinevust, oli see, et näiteks Kambodža reisijuht meil oli väga range selle koha pealt öeldes, et hommikul olete näiteks kell 9 kohal, kui sa hilined 2 minutit, siis sa jääd maha. Et see natuke nagu hoidis seda distsipliini väga hästi. Noortele vist peabki seda natuke tegema, et seal kipub olemas, et magatakse sisse ja eelmine õhtul oli pidu, on ju. See stiil toimis ja kõigile sobis. Kedagi maha ei jäetud? Ei jäetud maha, sest kõik olid kuni 1-minutilise hilinemisega kohal. Teine reis oli selline, et see CEO võttis natuke vabamalt. Et ta ei pani pannud... ka, seal peabki natukene kuidagi vabamalt. Võib-olla tõesti jah, et siis paar kutti meie reisil ei tulnudki meiega 2 päevaks kaasa, et nad ütlesid, et nad olid haiged natuke, mingi kõhuhäda vist, ei tea täpselt, et siis nemad tulid lihtsalt pärast taksoga meile siis järgi sinna, kus me parasjagu olime, liitusid seal. Aga muul juhul ainult head sõnad, et ikkagi 24/7 olemas ja nemad on neid reise teinud ju läbi korduvalt. Nad tegelikult juba teavad ette, mis juhtuma hakkab ja kui midagi ei lähe päris nii, siis neil on ilmselt mitmes versioonis need asjad juba läbi tehtud, et nad alati leiavad lahenduse, kui midagi peakski minema plaaniväliselt või juhtuma mingid ootamatusi, et sinu asi on ainult olla õigel ajal kohal ja vaadata, et sinu kõik asjad oleksid kaasas, et tegelikult mitte midagi muud ei pea sa muretsema. Kõige muu eest on hoolt kantud. See on küll tõeline puhkus. Selles suhtes, et mina kui alati reisil käin, siis ma olen see, kes alati kõik nii nüüd, me käime seal. Kõik restoranid on välja võetud. Sina sobid reisijuhiks. Transport on välja valitud, kuidas, kuhu, millega sõidame, kui kaua aega võtab. Nii hea oleks minna kuhugi reisile, kus keegi teine selle minu eest ära teeb. Räägime siis ka nendest programmidest natukene, et nad ise ütlevad, et neil on enamus või valdav osa programmidest on siis hästi tugeva kohaliku elu kogemusega. Nad ise kutsuvad seda väljendit siis travel like you live there. Et millised need teie reisidel, need siuksed tõelised kohalikud travel like you live there kogemused olid, Lii? Meil oli näiteks tänavatoidu tuur, mis oligi ühe kohaliku noormehega, mitte nagu see meie reisijuht ei teinud seda, vaid oligi veel kohalikum. Ja me käisime siis erinevates kohtades, tõesti sellistes lihtsates, mitte mingites restoranides, aga kus oli jällegi turvaline neid erinevaid asju maitsta. Kodus ei käinud. Sest ma tean, et neil osades programmides just Aasia poole peal on niisugused kellegi kodus olemised ka. Sinul vist oli, et kuskil kellegi kodus elasid? Ja, kui me käisime siis džungli matkal, siis džunglis olles 2 ööd me ööbisime siis nii-öelda homestays, kodumajutuses. Nii et see oli tõesti väga autentses Tai maakodust, kus on siis selline lihtne talu. Me sõime seal koha peal hommikust lõunast ja õhtu sööki. Kohalikud õpetasid meile ka, kuidas nad teevad näiteks kevadrulle. Üks kohalik mees õpetas meile ka, kuidas nemad teevad neid traditsioonilisi bambusest korvikesi. Meie matkajuht oli kohalik ligi 80-aastane mees ja siis samamoodi Chiang Mais ma osalesin ka kokandustunnis, mida saab reisile nii-öelda juurde valida. See oli ka nagu nii tore pakkumine, et kogu meie reisiseltskond otsustas osaleda selles kokandustunnis, et seal siis ka esiteks me käisime ühe kohaliku Tai mehega turul, kes näitas meile, mida ta ostab turult ja mis koostisained nad üldse on. Isegi basiilik on neil teistsugune kui meil toidupoes. Siis käisime esiteks kohaliku mehega turul ja pärast siis üks kohalik naisterahvas õpetas meile, kuidas valmistada 3-käigulist lõuna- või õhtusööki. Oli lihtne? Et see tegelikult ei olnud midagi keerulist, aga seal on ikkagi palju, mida õppida selles suhtes. Juba koostisained on teistmoodi ja siis kuidas nendega ringi käia, et millal sa midagi lisad, et ega sa kodus sama asja järgi ei tee juba sellepärast, et tooraine ei ole sama. Ja just, et me saime küll väga hea retseptiraamatu kaasa, aga jah, täpselt samamoodi sa seda ikka kodus järgi ei tee. Ja Eliis, kuidas sul, milline see sinu reisidel siuke kõige kohalikum elamus oli? Ka mina osalesin kokandustunnis, see oli Balil ka kodumajutuses samuti.
et seal me käisime ka, ma ei saa öelda selle kohta metsa, aga metsas nii-öelda siis neid maitsetaimi korjamas kõigepealt ja need söögid, ikkagi ise tehtud, hästi tehtud, et ma proovisin siin Eestis ka teha ja mina pean ütlema, et minul ikkagi tuli päris hästi välja, et mingisugune maapähkli kaste kanaga oli ja maitses sama hea seal baalil kui siin kodus. Aga Kambodžas samuti kodumajutuse kogemus olemas, ka siis nagu Gerda siin varasemalt rääkis, et ööbimine madratsite peal kuskil ülakorruse nagu toas, kuhu enam-vähem redelist üles ronid ja seal oli ka siis õhtusöök. Õhtusöök ei toimunud meil samas majapidamises, vaid sinna meid transporditi ja transport oli selline omaette huvitav kogemus, et need olid kuidagi ise ehitatud transpordivahendid, selline traktorist ja nagu sellisest puuplattest. See ei olnud ohtlikkus juures, et traktori esiosa ja nagu traktori mootoril toimus see kõik ja siis see oli kinnitatud mingi puuplate külge, kus peal me siis niimoodi jalad üle selle õõtsusime. 20-kesi? Umbes nii jah, no tegelikult ikkagi jaotusime 2 või 3 selle masina peale ära ja juba oli pime ka, nii et selline mööda auklikku teed see reetk meil seal kulges, et peaaegu juba kuu valguses. Ja lehmad olid tee peal, kes siis olid väga häiritud sellest traktorimootori põrinast, et siis oli küll siuke kohalik tunne, et lihtsalt õhtul kulgesime läbi sellise väikese küla. Kohalik. Jah, et nägime, kuidas kohalikud siis juba vaikselt seal tee ääres omi poode kokku pakkisid ja kõik, et nende jaoks oli päev lõppenud, aga meie ikka veel olime teel sinna õhtusöögile, aga see kindlasti oli seda väärt, et ikkagi söögid, mida nad seal koha peal teevad, on ikka teist laadi ja teist masti, et midagi ikka väga erilist. Mulle meenus vahepeal, et me küll ei olnud kodumajutuses, aga me käisime sellises, võiks öelda kodurestoranis. Oli siis kellegi enda nagu, päris elutuba ta ei olnud, aga ilmselt mingi selline suurem ruum ja seal siis oli tehtud, et oligi vanaema köögis seal tegi süüa ja perepoeg siis tassis seda laiali, et oli pigem nagu ikkagi hästi lihtsa söögiga restorani kogemus, ütleme, et kõik ühe laua ümber mahtusime istuma, 16 meid oli, ei ole ju nii palju ka. Ja et see oli nagu selline võib-olla tõesti, et live like, mis oli locals või? Jah, põhimõtteliselt. Ja käisime veel... Ja toit oli hea. Toit oli hea. Selline lihtne kodune ja jumal tänatud, meil see reisijuht alati seletas, mis millest tehtud on, sest pooled asjad näevad seal välja sellised, et ega ma muidu neid küll suhu ei paneks. Aga jah, et kui ikka tead, et tegelikult on kõik nagu täiesti okei. Ja me käisime ka mingites 2 väikses külakeses. Üks oli, kus nad seal üldse nagu köögivilju kasvatasid ja teine oli, kus nad punusid neid mingeid kaabusid või mingeid siukesi asju. Et see oli ka nagu siuke hästi kodune selline. Me kassime niimoodi neid köögivilju seal, et need 2 kastekannu niimoodi selle rippumas 2 pool küljes ja ikka korralik see kohalik kaabu peas ja... Ma tean, et osad nende reisiprogrammid sisaldavad ka sellist nii-öelda vabatahtlikku tööd. Kolleeg Anu, kes ka G-Adventuresiga käis ka vist mingi äkki Vietnam, Kambodža, Laos, mingi selline reis oli tal ja siis neil oligi seal mingis ka kohalikus väikses külas. Mäletan, kas nad seal aitasid ma ei tea, mingit aeda värvida, ühesõnaga mingit siukest nagu aitasid nagu kohalikke, tegid nagu midagi nagu nende heaks. Ei, meie midagi kasulikku ei teinud. Te lihtsalt käisite ja nautisite. Me lihtsalt vaatasime, nautisime, jah. Jõuame siis lõpuks nende reisistiilide juurde ka, et G-Adventuresi reisid on siis ära jaotatud erinevates reisistiilidesse. Kõige levinum on classic reisitüüp, juba nimi ütleb, et ta on siuke väga klassikaline ja seal ei ole vanuselist piirangut ja majutus toimub reeglina ikkagi hotellides, küll ka pigem võib-olla sellistes väiksemates, kohalikemates ja selline hästi klassikaline
reisitüüp, ei ole niisugust väga palju aktiivset hullumoodi, selline kerge, kas sinul oli klassik? Minul oli klassik. Ma just mõtlesin, et kõlas nagu selle moodi väga, et on selline klassikaline. Et seal nagu seda vanusepiirangut ka ei ole. Kui vanusepiirangust rääkida, siis on selline reisistiil, mis on ka neil ülipopulaarne, on see 80 to 30 somethings, mis tähendab siis, et vanusepiirang on 18 kuni 39 ja nad peavad sellest väga rangelt kinni, et kui sa oled 40, siis sa sinna reisile minna ei saa. Ja teie tüdrukud käisite siis, ma pakun, et 80 to 30 somethings, jah? Ja, käisime. Täpselt nii, jah. Seal on siis rohkem nagu siukest, võib-olla programm on natukene noorematele suunitletud. Nad ise ütlevad, et see nende reiside moto on you only live once, ehk siis lühend YOLO, mida kindlasti enamus noored teavad, mis see tähendab. Ja majutus on siis ka tihtipeale on siis kas sellist, ongi ühistoad, eks ju, ja kodumajutus ja sellised võib-olla vähe lihtsamad majutused. Siis on neil kusjuures üksi reisijatele veel eraldi selline asi nagu solo-ish. Ma päris täpselt ei saagi aru, mis neil nüüd nagu nii teistmoodi on, kui see 80 to 30 somethings, kus teie käisite ja olid ka kõik üksikud reisijad, aga on ka kuidagi nagu veel eriti nagu just väga nagu spetsialiseerunud üksikutel reisijad. Aga kuidas saavad siis üle 40-aastased soolo minna? Jaa, tõsi. Aga klassikul ka nagu tegelikult, aga nagu võib-olla sel solo-ishil pole ka seda nii-öelda kõrgemat vanusepiirangut 18+, aga võid olla ka 80. Siis on neil ühed natuke kallimad, on National Geographic Journeys, et seal on siis rohkemaid mingid looduse ja sellist National Geographicu eri mingeid lisasid, et kes on siuksed väga niisugused looduse ja võib-olla ka ajaloo ja sellised huvilised, et siis nendel on see. Neil on lisaks ka perereisid, et kus võid lastega minna, sest üldiselt need, mis sa nimetasid, ei ole just mõeldud, et kogu perega minna võib olla. Jah, need vist enamus ongi 18+ alates, et nooremaid ei saagi, jah. Peredele on samuti mõeldud ja toon välja ka selle, et neil on võimalik ka pakkumine võtta oma reisiseltskonnale, et sa ei liitu näiteks võõrastega grupis, vaid ütleme, sul ongi 8 seltskond või isegi 9 või 10 inimest ja seal isegi, kui sul on juba 9 või 10 inimest, sa saad küsida mingit soodustust, et kas siis see 9 inimene reisib tasuta või midagi sellist. Ja siis on eks ju ainult sinu see seltskond. Võõrad seal juures ei ole ja saad selle sama programmi, mida siis muidu nende programmid sisaldavad. Ja sa saad sama programmi või paluda seal midagi muuta, kui soovid, et näiteks sünnipäeva tähistamiseks oma seltskonnaga ma leian, et võiks olla väga huvitav. Ja see hind ka, see baashind inimese kohta tegelikult on sama, mis siis sellel muidu teiste inimestega grupis liitudes, et kui võiks mõelda, et privaattuur on kallim, nagu ma arvasin, aga siis pakkumist küsides sain teada, et see hind on tegelikult sama ja isegi oleneb siis inimeste arvust võib soodustuse saada. Ja seda ma olen ka kusjuures lugenud, et või nad ise vähemalt lubavad, et nende iga reis läheb välja, kus on vähemalt kas või ainult üks inimene broneeritud. Ja. Parimal juhul sa võid isegi privaattuuri saada. Jah, aga siis kas see on jälle põnev? Ja see võib-olla enamus, ma arvan, ei tahagi minna, siis kui nad teavad, et nad on ainult üksi, aga ma ei usu, et neil tegelikult üldse on väga sellised. Kõige hullem on see, et kui sa oled 3. või 5. ratas, et näiteks on mingi sõprade seltskond või mõni paar, kelle hulka sa satud nagu samale reisile, et olen kuulnud, et seda on juhtunud, et siis et kui sa oled noor inimene ja satud näiteks pensionäride seltskond, et kas see siis on lõbus. Et sellepärast need erinevad reisigrupid või need reisistiilid ongi välja toodud, ma usun, et sa vaataksid nagu endale otsa ja mida sa sellelt reisilt ootad, et siis vastavalt sellele valida. Ja mul on ka jäänud silma, et kui selgubki, et on üks osaleja, et siis talle antakse valik, kas ta soovib privaatreisi või siis ta soovib liituda mõne eelmise või järgmise väljumisega. Ja siis, kui on ka lennupiletid ostetud, siis nemad lubasid hüvitada need muutmise kulud. Siis on veel selline reisitüüp neil nagu Active, mis siis on seotud mingi või mitme füüsilise tegevusega. Ma ausalt öeldes isegi arvasin, et sinu Tai reis oli Active tüüpi. Ja nendel on tegelikult ka igal reisil, kui
hakata täpsemalt vaatama, siis neil on ka juurde märgitud see raskusaste, et tihti on see kas 1 või 2 tähendab natuke liikumist, minul oli siis see nii-öelda raskusaste number 3. No mis on ka tegelikult siuke keskmine, et tähendab nagu natuke kõndimist, võib-olla mäest üles käimist, rattaga sõitmist, et jah, ja see nende active alati ei tähenda, et on mingi vähe raskem matkamine, vaid ka neil on seal mingid mägijalgrattasõidud programmis, kajakiga sõitmine, rafting, mis iganes, surf või oleneb mis sihtkohas sa oled ja mis seda sihtkohta nagu iseloomustab. Meie reisil oli ka see jõe peal rafting, mis kestis lausa paar tundi. See oli nagu üks transpordiviisidest, kuidas me saime ühest külast enda sihtkohta, et see oli väga tore, et kogu grupp oligi siis nende väikeste bambuse parvekeste peal ja pagas tuli teil ikka kuidagi muud moodi kaasa? Jaa, pagas oli autos, et põhimõtteliselt lihtsalt ise olime parvekeste peal, aga see oli väga tore. Aga teil oli seal klassikus ka mingit aktiivsemat? Ma just kuulasin sind ja mõtlesin, et tegelikult oleks võinud meie reisi kohta ka siis aktiiv öelda. Yeah. Sest et meil oli jalgrattasõitu, rolleriga sõitu, tuk-tukidega, seda ei pidanud ise sõidutama õnneks, et lihtsalt istuma peal. Kuigi selleks ka päris lahe. Ja mingid ümmargused paadid, millega meid viidi sõitma ja muidugi neid erinevaid laevavariante, kajakiga sõitsime, me käisime neid Austrifarmis. Tegelikult oli neid erinevaid ratastega asju ja ilma ratasteta edasiliikuvaid asju ikka üksjagu. Jah, eks ma arvangi, et tegelikult kõik nende reisitüübid sisaldavad mingil määral ikkagi aktiivsust, et niisugust laisklemisvarianti neil vist väga ei olegi, mulle tundub. Et niisama puhkust, sellist reisitüüpi neil ei ole. Kui kiirelt veel üle visata, siis neil on kindlasti ka wellness, mis pakub erinevaid siis mingid jooga ja meditatsiooni ja isegi mingid toitumis eri reise. Ja siis neil on ka tegelikult veel ju selle 80 to 30 somethings tüübile sarnaselt, aga veel odavam on siis roomies, mis siis tähendab, et need noored, ka siis 18 kuni 39 on siis majutuvad enamasti väga paljukesi ühes toas, et see teeb selle reisi hinnaga nii palju soodsamaks. Ja siis veel kiirelt on veel Marine, mis on siis merereisid ja ka Rail Tours ehk siis, mis siis sisaldavad väga palju rongisõitu. Näiteks Euroopas on, ma vaatasin päris palju neil selliseid. Sõidad ala Londonist Rooma välja, ma ei tea, 2 nädalat tripid selle rongidega läbi Euroopa, et siuke ka päris lahe, aga need Rail Toursid on kusjuures päris kulukad, ei ole nagu kõik odavamad. Teie saite ka oma reisidel Aasias rongiga sõidetud, isegi öörongiga, kuidas oli? Ja minul Tai kogemus oli ületavalt hea, et kellel tuleb ette, siis soovitan kindlasti võimalusel valida alumise korruse voodi, aga tõesti ületavalt hea. Ei olnud puupink või? Ei olnud, voodi oli vägagi korralik, muidugi ei saa eeldada hotellivoodit, aga arvestades sellega, et sa oled rongis, oli ületavalt normaalne, et kui minul edaspidi oleks vaja reisida Tai ühest otsast teise, siis rong oleks täiesti mõeldav variant. Aga ei ole siukest, mul tuleb esimesena ette mingi Aasia öörongi sõit, mingi puupüsti, rahvast täis, lärm ja möll ja siuke, ma ei tea, kellegil on mingid loomad kuskil seal kaasas. Ja võt, seal on erinevad vagunid, tõesti selline puupingi vagun on seal siis 3. klass, et seda ei soovitaks, et kui on ikkagi pikk sõit, siis ei taha ööd seal puupingil veeta. Meie olime siis nii-öelda teises klassis, mis siis tähendab, et vagun on otsast lõpuni, narivoodeid täis 2 seinas. Ja see on kõik avatud, eks ju, sul ei ole mingit oma privaatset? Ta on avatud, aga ütleme pikuti on voodite vahel seinad ja sinu ja vastasvoodi vahel on siis kardin, mille sa saad ise ette tõmmata, et nii tegelikult see oli isegi nagu ühe inimese kungu. Just. Aga esimest klassi ei näinud? Esimeses klassis olid siis privaatsed 4 inimese kupeed, et see on, meie selles ei reisinud, aga ma arvan, et klassikalised kupeed. Sina Vietnamis sõitsid ka rongiga? Sõitsin rongiga. Meil oli öörong 14 tundi ja meil oli 4-kohaline kupee. 14 tundi järjest rongiga. Mis sa tegid seal rongis? 14 tundi? Põhiliselt magasime, natuke lugesin raamatut ja natuke... Vaated on muidugi kindlasti rongi aknast ägedad, ei? Nii ja naa. Eks need aknad olid seal ka üsna siukesed räpased ja ega seal nagu selles mõttes ei olnud väga vaadata ja pimedaks läheb ka. Tulevad jälle nagu ette mingid pildid, mingi Aasia, mingi lopsakas, ma ei tea, mingid riisipõllud või midagi, see rong seisaldab läbi, mingi tütarlaps vaatab sealt aknast niimoodi välja üle nii pool kere välja. Aga üsna varakult ikkagi läks pimedaks ka ja siis nagu
tuluka siin ja tuluka seal, mis seal ikka. Mina siinkohal saan mainida, et mul ühes rongis õnnestus vaadet nautida, ehk siis öörong Bangkokist Chiang Maisse. Seal oli saabumine niimoodi hilisel hommikul, nii et tõesti, kui sa hommikul ärkad seal rongivoodis üles ja vaatad aknast välja, siis lihtsalt päiksetõus keset džunglit, et see oli väga meeldejääv ja väga maaliline, et see oli küll seda vaadet väärt, jah. No väga äge, aga see jah, et sa Elis mainisid ka seda peredele eraldi stiili, et kui meie siin jutust on võib-olla jäänud pikemat aega juba mulje, et see on nagu puhtalt ainult nagu üksikutele, täiskasvanutele, on ju. Et siis ei, vabalt võib ka lastega minna ja need programmid on siis ka nagu pigem sellised lastesõbralikud. Üks, mis väga oluline on G Adventuresi enda jaoks, on nende väga kõrge Ripple score. Kas te teate, mis tähendab Ripple score nende puhul? Score peaks siis väljendama seda, kui palju sinu reisil kulutatud rahast, kui palju jääb sinna kohalikku riiki, et see ei lähe, ütleme, Kanada inimestele, kes on firma omanikud, vaid see tõesti jääb sinna sihtkoha riiki ja sellele juhile ja inimestele, kes nii-öelda siin reisil teenindavad ja aitavad. Võimalikult palju kohalikku teenust, et see raha jääks kõik nagu kohalikele ja see on isegi neil kuidagi ära määratletud, et 50% sellest tulust siis peab jääma sellele kohalikule endale või nii-öelda sellele businessi omanikule. Ja kusjuures nende keskmine skoor 100 piires on 92, mis on nagu väga kõrge. Praktiliselt enamus sihtkohtades nad üritavadki seda hoida väga 100 ligi, mis selle alla tõmbab, on mõned sihtkohad, kus kohaliku elaniku polegi põhimõtteliselt, et siis sa nagu ei olegi võimalik kasutada kohalikke teenuseid, aga kuidas teil endale tundus, et kas teie reisidel kasutati nagu tõesti oli tunda, et kõik oli väga nagu kohalik ja see raha jäi nagu sinna riiki sellele teenuse pakkujale? Elis? Jaa, igal reisil osalesime sellisel lõunasöögil, mis siis toetas kohalikku kogukonda ja see oli siis sellises heategevuslikus võtmes. Et Kambodžas pakuti meile sööki sellises restoranis, kus küsiti ka hiljem annetusi, need on muidugi vabatahtlikud, aga sellegi poolest, et meid juba sinna viidi, see juba toetab seda, et see konkreetne oli siis kooli ja hariduse jaoks ja Balil oli puuetega inimeste, mitte koda, aga selline, kus nemad said siis meile ka enda käsitööd pakkuda müügiks ja saime nagu näha, kuidas nad enam-vähem seal elavad. Et muidugi mitte eluruume, aga ikkagi selline kogukonna toetamine on G Adventure'il küll väga hästi välja tulnud ja kuigi ma Euroopas ei ole osalenud G Adventure reisil, siis Ateenat külastades sattusin sellisesse kohvikusse, kus kodutute inimeste jaoks on loodud selline söögikoht, et nad pakuvadki võimalust töötada, et muidugi nad teevad neile korraliku väljaõppe ja selle kohviku teisel korrusel oli veel selline käsitöötuba, et kus nad siis said taaskasutatud materjalist ka siis ehteid või selliseid lambikupleid, seinakellasid, sellist kraami toota, et need kohvikud tegelikult ei erinenud mitte mingil moel nagu tavapärasest söögikohast, ainult see, et sa teadsid, et see on nagu hea asja nimel. Hea asja nimel, ehk siis nagu nad ise kutsuvad ka või ütlevad G for good, et kõik sellised asjad, mida nad kogukonna heaks teevad, et nad viljelevadki kogukonna turismi tegelikult, et kõik nende reisid on ikkagi väga tugevalt selle kogukonnaga seotud. Mis tänapäeval ka aina rohkem ja rohkem on nagu teemaks on siis loomade kasutamised turismi eesmärgil, peamiselt muidugi piinamised, eks ju, et inimesed saaksid ilusaid pilte elevantide või tiigritega ja ka lapsi, mis minule tuli päris suureks üllatuseks, et kasutatakse ära turismi eesmärgil, inimesed saavad kohalikke mustanahalisi või pilusilmseid lapsi omale sülle võtta, kellel on võib-olla ainult mingi ürpriidetükk ümber ja mõtle, kui eksootiline teen temaga koos pilti, et sellist asja nad igal juhul ei kasuta oma reisidel. Kuidas sinul, Lii, tundus, kas oli selline väga kogukonna või selliseid kohalikke teenuseid ikkagi? Oli küll, kõik need toidukohad, kus me söömas käisime juba alustuseks olid McDonaldsisse ei viidud. No täpselt, McDonaldsisse ei viidud ja muudesse suurtesse kettidesse ka mitte.
et need olid jah, hästi kohalikud. Ja siis ma mõtlesin, me olime Hoi-Annis 3 päeva ja seal on selline õmblejate tänav, ma ütleks. Seal on suured õmblustöökojad ja tegelikult ma arvan, et vist mina ja mu abikaasa olime ainsad, kes sealt ei tellinud ühtegi riiet. Ma lihtsalt ei tahtnud, ei viitsinud tegeleda selliste asjadega puhkuse ajal. Aga kogu meie reisiseltskond, nad ikka särkidest ja ülikondadest kuni kleitide ja asjadeni välja, et seal jõuab selle 3 päevaga ilusti veel 2 korda prooviski käia. Ja pärast saadetakse hotelli kohale, et kindlasti see ka nagu on, lõppkokkuvõttes see raha jääb ju sinna kohalikku kogukonda. Ja see vist on natuke eraldi teema, aga meil oli see oodles of noodles või oli ta kuidagi teistpidi need sõnad, et nende riisinuudlite sellisel workshopil käisime ja seal siis oli hästi palju kaasatud neid kohalikke noori, et nad saaksid natuke keelt õppida, et nad saaksid natukene suhtlemist õppida ja üldiselt ka kokakunsti veel lisaks ja nendest tublimad siis saadetakse hiljem kas siis täielikult Sea Adventure kulul või mingit pidi nad toetavad igal juhul siis kokakooli õppima, et nagu ka siis noortele võimalusi pakkuda. Meie reisil samamoodi, ütleme, kõik teenused olid nagu kohalikelt pakkujatelt, alustades tõesti autojuhtidest kuni nagu toidu valmistamiseni, restoranideni, et tõesti kohalikud inimesed olid need, kes meid aitasid, juhendasid, sõidutasid ühest kohast teise. Ainus koht, kus meil nüüd kohalikke inimesi ei olnud, oli sukeldumisekskursioon. Et meil oli Kootao saarel 2 päeva nii-öelda merel olemist, et esimesel päeval snorgeldamine. Seal meil oli kohalik snorgeldamisorganisatsioon, kes meid juhendas ja nii-öelda välja õpetas ja merele viis. Aga teisel päeval siis sukeldumise instruktorid olid ainsad, kes olid siis välismaalt Taisse kolinud. Aga tõesti, ma isegi ütleks... Aga siiski tegelikult kohalikud, eks ju? Nad juba elasid seal seda küll loomulikult, et ega oli kohaliku ettevõttega. Nende sukeldujatega ongi vist minu arust igast riigis on need sukeldumisinstruktorid on kuskilt tulnud mujalt, välismaalt. Loomi kuskil ei käinud vaatamas, katsumas? No ma pean mainima, et Tais tuli see küll päris aktuaalselt päevakorda, kui me jõudsime Chiang Maisse. Seda ei olnud meie reisiprogrammis, aga paljudel osalejatel tekkis soov ja küsimus, et kui me oleme siin Chiang Mais, et tahaks elevante näha, et kuidas siis saab. Ja selle kohta siis ka see meie CEO mainis, et see on nagu Sea Adventuresil konkreetne põhimõte, et nemad ei toeta seda, et loomade abil, loomade kaudu, loomade näitamise viisil teenida raha. Kui keegi soovis minna, siis ta ütles, et jah, et võite seda vabast päevast teha, aga et sellisel juhul, et tema seda ei organiseeri, et lihtsalt siis iseseisvalt, et igaühe enda otsus, et võis minna. Ja elevantide koha pealt tõesti, et peabki mainima, sest et tegelikult need looduspargid on seal ka muutunud, nagu ma saan aru, üsna kaasaegseks ja humaanseks, et ega enamik neist ei pakugi võimalust elevandiga ratsutada, et tegelikult on need ju sellised looduspargid ja sanctuarid, paljud isegi päästavad ju tegelikult loomi, et see on... Kindlasti on võimalik ka viise, kuidas näidata inimeste loomiga väga nagu inimlikul ja viisakal moel või? Et siinkohal ka, et meie giidi nii-öelda see CEO ei võtnud ka seisukohta, ta lihtsalt ütles, et kui te soovite minna, siis iseseisvalt, et saate seda teha. Küll aga jah, ma olen ka enne reisile minekut, ma uurisin päris palju Sea Adventures erinevaid võimalusi ja siis ma panin tähele, et näiteks kõrbetes kuskil Maroko safaril, et seal nad kasutavad näiteks kaamleid, et liikuda ühest kohast teise nii-öelda matkata või mitte just ratsutada kaamli seljas. Kaamli seljas ratsutamine on natuke nagu ju meie ratsutame siin hobuste seljas. Et see on traditsiooniline viis, eluviis. Sellest tegelikult meil on siin jutu keskel juba tulnud teemaks küll ja küll, et need programmid siis sisaldavad ka piisavalt vaba aega, et sa ei pea kogu aeg mingis ulus programmi rütmis seal tiksuma terve reisi, et saad rahulikult ka lihtsalt laiselda või siis leida omale mingid endale meelepärased tegevused või siis võtma veel rohkem, kellel on vähe, see saab juurde. Minu programmis oli siis juurde pakutavad võimalused, oligi see päevane sukeldumisreis merele
ja teine oli siis kokanduskursus. Et need olid siis sellised lisavõimalused, mis algsesse programmi ei kuulunud? Jah, just. Ja siis muidugi noorteprogrammis on üldse tegelikult päris palju vaba aega, et kui on olemine nagu ühes kohas, näiteks Bangkokis, et siis see päev tegelikult see ongi vaba päev ja see, et seal templitega tutvuda või minna muuseumisse või minna seal jõereisile, et see on kõik vabatahtlik, et kes soovib, see saab minna, kes ei soovi, võib kas või nagu basseini ääres päevitada kogu päeva. Et ja need võimalused siis alati see CEO pakub välja ja need on siis lisatasu eest. Millegipärast mulle tundub, et inimene, kes on läinud G Adventuresi reisile, ei taha mitte ükski päev basseini ääres päevitada ja puhata. Meil 40-päevasel reisil siis ilmselt tuleb selliseid päevi ikka ette, et siis meil ikka tuli seda ette. Aga Helis, sina võtsid midagi juurde või nautisid seda niisama olemist vabadel aegadel? Ma ikka proovisin neist aktiivsetest asjadest osa võtta, et käisin küll Kambodžas ATV-ga sõitmas sellisel mudasel ja vesisel pinnal, oli väga-väga äge, et ma arvan, et üks kindlasti reisi tipphetkesid oligi see. Ja Balil ma käisin surfamas, see oli üks eesmärkidest, mida ma mõtlesin, et tahaks kindlasti seal olles teha. Tuli välja? Nii ja naa, et põlved olid ikkagi pärast marraskille, sest alati ei õnnestunud maanduda selle laua peal seal, vaid ikkagi sai seal põhjas ära käidud ka. Ühesõnaga said surfamise natukene selgemaks? Jaa, ma kindlasti prooviksin veel, aga oli ka mingeid selliseid tegevusi, millest ma osa ei võtnud, näiteks paadiga kalale minek, et sel ajal siis ongi see, et mida iganes teha tahad, et kellele bassein või kellele rand või kohvikutes käimine või shoppamine, et täiesti paindlik reisikava selle osa poolest. Kuidas sul vaba ajaga seal oli? Täitsa piisavalt oli, aga ei olnud liiga palju või tundsid, et tahaks midagi rohkem? Ei olnud liiga palju. Üldiselt me selle vaba ajaga lõpetasime ka ikkagi niimoodi, et me olime kõik koos. Kas läksidki kuskile teise restorani ja siis vaatasid, et seal istuvad need meie omad ja juba me olime ja juba oligi jälle punt koos, et lihtsalt iseenesest nii läks. Aga mulle ei meeldi niisugused kaherattalised sõiduriistad. Kui ma ise pean sellega midagi ette võtma, et keegi teine ei tee. Ja mina ei tahtnud see jalgrattatuur oli selline, kus me käisimegi mingites väikestes külakestes ja üks Suurbritannia naine ka ei tahtnud rattaga sõita. Ja siis me mõtlesime, et eks me peame siis jääma hotelli või midagi muud ette võtma, aga siis meile organiseeriti selline golfikärulaadne ja me saime kõik. Sõitsite sama tee golfikäruga? Sõitsime sama tee golfikäruga ja viidi meika. Ja kuskilt vahepealt läksime natuke teisest kohast ka kui nemad, aga jah, et me saime ka sellest osa. Päris äge, et ikkagi teile nagu mingi alternatiiv leiti ja te saite ikkagi kaasa minna sellele tripile. See võis olla päris naljakas vaatepilt küll, kuidas teised kõik väntavad selle, siis te elate golfikäruga seal nagu kuninglikud. Räägime veel viimasena sellest, et G Adventures, nagu ma juba algus ütlesin, 1999. aastast juba toimetab. Alguses olid nad muidugi niisugused väga tillukesed, nüüd on nad lihtsalt nii suured, et neil on umbes 650 erinevat reisiprogrammi üle maailma. Neil on praktiliselt kogu maailm kaetud, isegi sellised väga remote kohad nagu Arktika, Antarktika, ma ei tea, mõned sellised saared, kuhu sa võib-olla muidu ei pääsekski nii lihtsalt kui ainult sellise nagu programmi raames. Et see ongi minu meelest nendel paljude nagu reiside võlu see, et neil on nagu selliseid kohti seal sees, kuhu sa kaks võimalust, kas sa ise ei tulegi selle peale või sinna nagu see saamine, kui sul ei ole kohalikke kontakte, on ikkagi kas kui mitte võimatu, siis väga keeruline on ju. Te olete kindlasti ka jälginud neid, vaadanud kogu seda nimistut, et mis see teie meelest see kõige niisem ekstreemsem koht oleks või ägedam koht, kuhu tahaksite minna G Adventuresiga? Mina olen Galapagose saari mõelnud, sest mul kunagi ühed kliendid käisid ja siis ma hiljem vaatasin, et G Adventure on ka olemas, oleks ma teadnud, oleks pakkunud seda neile, aga siis nad olid juba käinud. Et see tundub nagu põnev. Nende valik on tõesti tohutult lai, mul isiklikult on
võib-olla järgmisena mõttes Maroko. Oo jaa, kõlab päris. Ja mis on minu jaoks jälle selline sihtkoht, kuhu ma päris iseseisvat lennupiletiga ei julgeks minna, et ma tahaks, et keegi mulle näitab, kuhu minna ja mida teha ja kuidas kohalikud elavad. Aga jah, see reiside valik on neil tohutult lai ja kaks peamist reisistiili, mis neil olid ju veel, on siis see National Geographic ja seda ma korra mainisin just, ka, et siis, need on sellised väga looduse ajaloo nagu ja siis Chillax, et mulle meeldib see nende võrdlus, et kus nad ütlevad, et see National Geographic on inimestele, kes soovivad seda sihtkohta kogeda just läbi oma meele, läbi teadmiste, et selle riigi kohta hästi palju teada saada, kuidas inimesed elavad ajaloost ja kõigest. Ja siis see Chillax vastupidi on inimestele, kes sobivad seda sihtkohta kogeda läbi oma keha, et just ma ei tea, ujuda, rattaga sõita, jalutada, spaas käia, et tõesti äärmusest äärmusesse, et sellisel juhul võib-olla mõnikord on see reisiprogramm hoopis olulisem kui see sihtkoht. Ja majutus on muidugi ka nii selle National Geographicul kui Chillaxil natukene pigem mingi 4 ja võib-olla isegi mõnes koos 5 tärni majutused, et kodumajutust või mingit väikest lihtsat hostelit seal nendelt reisidelt ei leia. Aga Helis, kuhu sina järgmisena kindlasti lähed? Sa oled juba 2 korda käinud, lähed 3. korda ka? No ma pean ütlema, et võib-olla ikkagi Aasiasse, võib-olla seda sama tuuri, mida Lee läbi tegi, et Vietnamit tahaksin veel näha, sest et Ho Chi Minhis küll 1 päeva olin, aga see ilmselgelt ei ole piisav, et seda riiki tundma õppida. Aga kus ma veel ka ei ole käinud, on näiteks Lõuna-Ameerika, et olen vaadanud ikka näiteks Ecuadori või siis Kolumbia reise, et kunagi tahaks ka sinna poole sattuda, käia ära Amazonase vihmametsas näiteks, et lihtsalt peab leidma selle aja, et kõigi nende programmidega tutvuda, et leida päris see õige. Ja sest valik on tõesti tohutu ja ainuüksi Tais juba on neil nagu metsik valik. Ma arvan, et Tais on neil vist kõige rohkem erinevaid nagu reisivariante. Mulle tundub ka, et seal Aasia poolel on kõige rohkem reise, aga kuna need reisid ongi nii erinevad, siis kindlasti leiabki iga üks endale nende valikust sobiva. Iga üks omale sobiva stiili, aga erineva pikkuse, eks ju Tais kas või näiteks võtad, seal on 1-päevaseid reise ka tegelikult. Või võtad 2-nädalase, seal võib isegi 30-päevase 6 aega oled nendega reisil on ju. Et ma ise olen ka mõelnud, et kui ma üldse G-Adventuresiga kuskile esimesena minna tahaks, oleks kindlasti Aasia. Aga ma arvan, et ma ei piirduks ka 1 riigiga, et mulle meeldiks ka võib-olla selline vähemalt 2 või 3 riiki nagu läbi käia. Kusjuures selliseid reisiprogramme on neil tõesti palju, et sa näedki mitut riiki ühe reisiga. Ja vähemalt siselennud, kui neid on programmisid, siis need on küll hinnas, et kui reisi alguspunkti pead ise saama kuidagi ja koju ka pärast, et siis ülejäänud vahelennud on ikka enamasti hinnas kõik. Me olemegi oma juttudega lõpule jõudnud. Öelge oma, ma ei tea, põhisslogan või mingi lause või üks sõnakas või miks inimene peaks kaaluma G-Adventuresi reisi. Võtame siit järjest, Lii. G-Adventure reisiga saab sihtkohast kordadest rohkem, kui saaks siis, kui lähed omal käel. Okei, see on väga hea. Nii. Ja minu slogan kõlab väga sarnaselt, sest sa lihtsalt näed ja koged palju rohkem. Mina nõustun, et see on nagu väga-väga äge kogemus, mis sealt saad ja tõesti üksi sa ei jõua igasse nagu kohta, mis sellel riigil pakkuda on, et kodumajutus, ma ei tea, kas on saadaval kuskil booking.comis või mitte, aga üldiselt vist ikkagi mitte ja ei pruugi olla ju, et saad odavamalt selle sama programmi üksi kokku pannes. Just, ja et see hind ka, et kõik need transpordid, kust sa üldse võtad nagu ühest linnast teisele transpordi, kas sa võtad siis seal selle auto või rolleri rendi, aga sul endal lihtsalt läheb see planeerimine ja asi nii pikaks, et lihtsam on võtta juba midagi sellist, mis on valmis, läbi proovitud, läbi tehtud teiste poolt ja G-Adventures lehel saab ka lugeda seda tagasisidet ja vaadata neid pilte, et miks mitte nagu juba minna millegagi, mis on nagu väga hästi kiidetud. Nagu õlitatud juba, et see süsteem toimib.
aga sellega ma arvan, ongi hea lõpetada, et meil on loomulikult kõik reisikonsultandid suurepäraseks viisiks, kuidas otsida omale parim variant välja G-Adventuresi valikust. On meil ka meie veebis väga mugav otsingumootor, kus siis ka kõik saad seal natuke filtreerida omal võib-olla perioodi ja sihtkohaga, kuhu minna tahaksid, tulevad ka kõik nende reisid välja ja saad sealt otse saata ka päringu meie reisikonsultantidele, et me hiljuti lasime AI-l välja mõelda ka G-Adventuresi ja S-Traveli ühise slogani. Sealt tuli muidugi palju ägedaid variante, aga üks parimaid oli minu meelest see, et maailm kutsub, S-Travel vastab, G-Adventures viib. Ja sellise lausega olekski hea see podcast lõpetada. Aitäh teile tulemast. Kuulmiseni. Aitäh. Reisilainele S-Traveliga.